Tervist! Tervitus! Alustame järjekordselt EKRE Pärnu konservatiivide hääle väikest vestlussaadet. Mina olen Siim Lopsik. Mina olen Sven Sildnik. Ja meil on mõned teemad, mis väga aktuaalselt siin käesoleval hetkel Pärnu linna elu mõjutavad ja enamasti nad on seotud küll meie saates osalejate varasemate tööga ja kuna me oleme varem rääkinud siin Pärnu linnavolikogu asjadest, siis ka seekord. Ja linnavalitsus, kui hea sõnaga meelde tuletada, annab meile palju tööd. Ma ei tea, kuidas teistes linnades inimesed saateid teevad. Pärnus on materjali palju, materjal on väga intrigeeriv ja äge kuuldele. Jah, et intrigeerib just ka sellepärast, et seda intrigeerib ka nendele isikutele, kes siis tegelevad korrakaitsega ja jälgivad, et maksumaksja raha ikka õige koha peale läheks, eriti siis või kuidas seda siis vahel võiks minna. Vahel võiks minna, et pädevad organid siis on niimoodi. Et kuna on Pärnus on Pärnu näinud sellega ajalukku, et vist kuskil mujal Eestis ei ole permanentselt revisjonikomisjoni esimeest niimoodi umbusaldatud. Aga sind on nüüd umbusaldatud mitu korda? Kaks korda on see nagu päevakorras olnud, aga iga kord, kui umbusaldaja, kes ei esitanud küll põhjendusi, ettekannet ei teinud, miks umbusaldatakse, läheb ta saalist välja ja siis, kui volikogu esimees küsib, et kus on ettekandja ja teda ei ole, siis läheb ta päevakorraga edasi ja samamoodi see revisjonikomisjoni umbusaldamine liikub kogu aeg edasi niimoodi. Ja see ilmselt jääbki nüüd edasi lükkuma? No ilmselt ta ikkagi volikogu töökorra järgi on nii, et kõik need päevakorras olevad punktid, mis siis valimisteni kohe tulevad kohaliku omavalitsuse valimised, siis need, mis on pidevalt päevakorras, need kukuvad nüüd ikkagi välja. Tuleb uus volikogu ja siis see taak nagu jääb minevikku. Siis jääb minevikku, et isegi kui ta on ilma ettekandeta esitatud ja ainult... Nüüd me peame siis hoidma pöialt umbusaldajal, et ta ikka volikogu sisse saaksid jätkuvalt edasi umbusaldada. Ta peab olema õige polust, tavaliselt on teise polust. Nii kui teda kutsutakse, teda ei ole, siis hetk hiljem ta ilmub. Meil on vaja seal ukse hoida, sellist suurt gorillat, kes seisab õige ukse peale ette. Nii, pastoi brat, sinu ettekanne kuskile sa ei lähe. Ja põhiline umbusaldamise teema puudutas siis, kuna on nüüd selgunud ka peamine põhjus on siis Pärnu revisjonikomisjoni tegevus lihtsalt. Et olgu öeldud, et revisjon tegeleb siis linna tegevuse ja rahadega ja linna maksumaksja rahade kasutamise seaduslikkuse järelevalvega. Ja kuna me mõlemad täna saates oleme Sven Sildnik ja mina oleme Pärnu revisjoniga otseselt seotud. Mina olin kunagi esimees. Ja praegusel hetkel olen veel ka mina. Siis... mind keegi ei umbusaldanud. Ma ei tea miks. Ma küll üritasin. No ikka sul oli seda päris huvitavaid asju, ikkagi mis puudutas Paikre teemat. See tekitas elevust. Et umbusaldamise käigus tuli välja, et põhiprobleem on seotud kontrolli ülesandega, mis puudutab Pärnu spordikeskust ja seal olevaid otsuseid, mille käigus on saanud linn oluliselt kahju. See oluline on küll suurusjärgus 34 000 alla 35 000, aga olgu öeldud, et see on siis tuvastatud. Et kuna revisjonikomisjon peab ka tegelema oma põhitöö kõrvalt sellega ja tegelikult see tuvastamine on päris keerukas, sa pead tuvastama kõik pakkumised läbi vaatama, siis see on ainult ühe pakkumise põhjal. Ütleme vaatajale, kes ei tea, kuidas nagu volikogu töötab, siis volikogul ei ole oma hoonet, volikogu liigetel ega komisjonidel ei ole oma bürood, ei ole töötajaid, ei ole sekretäri, peaaegu midagi on selline väike sümboolne nagu tasu, mis on pigem kompensatsioon kulutatud aja või bensiini eest. Et selles mõttes see on nagu selline tõesti ühiskondlik töö.
et ei maksa arvata, et volikogu on mingi selline jõuline institutsioon, see ikkagi põhineb inimeste entusiasmil. See ei ole nagu linnavalitsus, kus on suur hoone, palgad, kõik võimalikud spetsialistid. No muidugi sa võid linnaametnikelt abi paluda, kui nad soovivad aidata, nad siis võib-olla mingit nõu annavad, aga tundub, et see vist ei ole väga nende huvides. Jah, aga ütleme, et volikogus olles komisjonis sa pead tegema seda kõik oma vahenditega, oma arvutid, kõik uurimistegevus, nii et noh. Kui palju sul üldse aega läheb, kujuta ette nädalas, kas sul läheb üks päev nädalas? Ta on ikkagi täis töökoht või ütleme, et arvestades seda, et kooliõpetaja, siis kooliõpetaja töö ikkagi võtab väga suure osa ajast, aga sisuliselt see võtab teise poole. Et sisuliselt võiks öelda, et justkui kahel kohal. Võib-olla teist töökohta võib-olla ei ole, aga pool kohta on kindlasti, ta võib kindlasti öelda. See on puhas selline heast südamest ja see on suke entusiasm, kohusetundes selles mõttes küll, jah. Ja samas see on linnakodanikule väga vajalik töö, sest keegi peab ju silma peal hoidma. No ilmselgelt, jah, ja kuna teemasid on palju. Ta põhimõtteliselt on linnal olemas ka sisekontroll. Kui mina olin, siis oli sisekontrollil 3 töökohta. Alguses töötas seal 2 inimest, lõpuks jäi järgi 1 inimest. Kuidagi nagu ei leitud või kuidagi ei õnnestunud sinna neid inimesi leida. Kuidas praegu on? Praegu on, see on hea näide, et kuna meil on kontrolli ülesandega ja see üks põhjus, miks mind kui umbusaldatakse on seotud Pärnu revisjoni komisjon ja revisjoni komisjoni protokollide salastamine. Ma toon lihtsa näite, et Pärnu linna sisekontroll ainuke inimene, kes seal töötab. Üks inimene, kes käis, töökoht on alles, aga ta allub otse linna peale ja üldiselt teeb täpselt seda, mida linnapea ütleb. Ja kuna meil oli kokkusaamine eelmisel aastal, kus ta tunnistas seda, et kahjuks ta peab tegema kõike seda, mida linnapea ütleb ja kui linnapea ei ütle, et on vaja kontrolli teostada, siis ka ei teostata ja meie armas Reformierakonna kuulub palju kiidetud ja palavalt armastatud juht ilmselt ei ole neid suuniseid andnud, siis ka sisekontroll selle tööga paraku ei tegele. See tuleks imelikult, kui linna võtaks sisekontroll minu juurde. Istu, võta mind ette. Vaata, mis mul siin hinge peal on. Kontrolli mind. Kõik paberid on sinu ees. Mina vastutan linna juhtimise eest, et see on ka huvide konflikt. Inimlikult sellist asja ilmselt ei toimu. Just, et seal ongi huvide konflikt. Ja see on ka üks huvitav tõsiasi, et ainukene revisjoni komisjoni protokoll, mis on eemaldatud isegi. Ei ole salastatud. Ei ole siin salastatud, vaid on eemaldatud. Aga kuidas see käib? On lihtsalt, ta peaks rippuma võrgus kuskil? Ta on maha võetud lihtsalt. Teda ei ole seal? Teda ei ole seal, jah. Aga kuidas see käib, see protsedur? Kes seda saab teha? Seda on linna, kuna linna sisekontroll, linna salastamise ja kõige selle dokumendi haldusega tegeleb linna infoturbe osakond. Infoturbe juht on staažikas reformierakondane Potšuks, et siinkohal tervitused talle, et tema ma eksin vist Reformierakonna liiga aastast 1998. Veteran. Veteran ikkagi selles mõttes. Ja loomulikult, kuna ta teab, mida ta tegema peab ja milleks teda tööle võeti, siis ilmselgelt Pärnu paistab kogu Eesti ka teiste omavalitsuste puhul silma sellega, et sisuliselt kõik salastatakse. Kuigi nüüd revisjoni komisjon... Sa võid teha ükskõik mis tööd, eks ole, komisjon istub koos, arutab seal asju, teeb mingeid otsuseid, mingeid järeldusi. See läheb protokolli ja protokoll kas salastatakse või no midagi taolist, jah. No muidugi olgu öeldud, et ikkagi revisjon on oma tööd teinud ja tänu sellele tuleb ikkagi suhelda ka Tallinna ja kuidas siis öelda selle andmekaitse inspektsiooniga, siis andmekaitse inspektsiooni töö ja koostöös revisjoniga kui nii tulemuslik on vähemalt, et linnavara komisjoni protokollid täna on ikkagi juba peaaegu avalikud. Nad on küll siin see on selline legendaarne komisjon, kelle tegevusest nagu väga raske oli üldse mingid andmandast ja vähemalt saada, et nüüd on see muutunud. Jah, nüüd on muutunud, et linnavara komisjonid on nüüd protokollid kuni 2023. aasta novembrini nüüd on avalikud. Klasnost, perestroika. Perestroika, jah, kui me kasutame vanem. Sisuliselt. Legendaarseid lauseid, eks. Ja sealt on üht-teist välja tulnud ka revisjoni komisjoni protokollidest täna on jäänud ainult 5 salastatuks, aga kokkuvõttes seaduse järgi seda ei tohi olla ja see on otseselt see on siis umbes poole, kui palju see on? See on küll, me oleme nii head tööd teinud, et aastas on meil kuskil seal 10 koosoleku, 11 koosoleku, see aasta on juba 10 olnud, et ilmselt nendest 5 siis pole väga palju, Tundub, et see töö kvaliteet on ikkagi... No jah, et midagi on saadud avalikustada ja põhiline, mis seal siis
probleemiks ongi seotud sellega, et kuna aktiivselt tuuakse välja, näiteks ma toon lihtsa näite, mis puudutab põhjendusi võib-olla mingisugusele salastamisele. See puudutab spordikeskuse juhtimist, sealseid hankeid, kus tehakse hange ainult ühe võib-olla tuttava MTÜ-ga, kes ise müügi seda sama materjali, antud juhul siis tõsta vahendid, hantleid. Aga ütleme, et kui inimene ei tea, kuidas see linna hankekord täpselt on, et kas ongi normaalne, et tehakse siis ühe nagu... Ei, hankekord näeb ette, et peab olema vähemalt, hanke peab olema avalik ja vähemalt 3 pakkumist peab olema. Nii, et see, kui on üks ja stabiilselt on kõik salastatud, seal ei ole avalikust hanke. Helistatakse sõbrale või kellele ei tea ja tema, kelle isegi jaemüügiga müüb siis linna allasutusele. Okei, kuule, ma tõesti ma ei ole kunagi elus midagi müünud, aga kui sa tahad. Kui sa tõesti tahad, küll ma leian. Paraku on nii, et kuna üks pool maksab linna raha eest ja teine pool, kes teeb talle ühepoolse suunatud pakkumisele vastuse, maksab oluliselt rohkem. Linna elanikud maksavad oluliselt rohkem, kuna turuhind samal ajal on seal näiteks ühe näitel kuskil üle 40% või suurusjärk 40% odavam. Aga kuidas see vahe nüüd on, eks ole, et kui sa ostad näiteks mingist suurest firmast, siis on loogiline, et neil on käive suur, nad saavad nagu parem hinnaga asju ise ja saavad ka sulle odavamat. Kui sa ostad poest, eks ole, need asjad on oluliselt kallimad, need samad asjad. Aga kui nüüd sellele, kellele sa helistasid, see entusiast, kes siis ka üritab nagu seal turul kaasa või kui kallis see siis on võrreldes poe. Ma toon läitse, näiteks selle hanklite hange oli 14 060 eurot. Ja turuhind oli... See on point siis? See on nüüd see, mida nüüd MTÜ pakkus linnale. Junior ja mis nad olid, aga ütleme raske, ta tegeleb treeningutega väidetavalt. Ja siis, aga samal ajal turuhind, kui võtsime kontrollpakkumise, oli 8960 millegagi. Igatahes linn ütleb sai... Suurusjärgus nagu topelt. Suurusjärg jah topelt, alla poole küll. See linn sai kahju antud juhul selle hanke näol 5465 eurot ja 10 senti. Kui nüüd väga täpselt kohe... Kolmandik hankest ikkagi nagu haihtus kosmosesse. Mõnes teises kohas on summad muidu suuremad, seal 28 000 ja nii edasi, mis on siis linn kahjus on. Et ja nüüd tuli see välja, et see on ka siis peamine umbusaldamise põhjus. Kuna kardetakse revisjoni tegevusest tulenevat sellist revisjoni eelnõud, kuna Pärnu linnas ei ole varem seadusest tulnud revisjoni komisjoni eelnõud jõudnud volikogu saali. See on sellel aastal nüüd muutunud ja see aasta nüüd juba teine eelnõu, mis tuleb, mis toob need samad võimalikud vargused välja, siis praktiliselt kogu linnavalitsus on asunud nüüd takistama, et see iga hinna eest sinna volikogu saali ei tuleks. Aga mis seda takistavad? Volikogus on ju koalitsioon, kes saab ju kõik kinni mätsida, kõik pikalt saata, lihtsalt kardavad seda, et see asi tuleb avalikkuse. Põhiline ongi see, et nad võivad ju maha hääletada, nii nagu tegid eelmine kord, aga probleem on selles, et kui sa tuled sellega saali, siis kõik ju näevad. Ja nad näevad ka seda, et see maha hääletamine ei näe nagu hea välja. Ehk siis kui näed, et on ikkagi varastatud ja on see kadunud ja teine ja kolmas. See kogusumma on 34 380. Aga 40 000 veel täis ei tule. 40 000 täis ei tule. See 40 000 on oluline, see on teine paragrahv. See on teine paragrahv küll, jah. Aga ütleme, et tööd on, kui seda rohkem uurida, seal oli ülesanne linnale ongi see, et anda välja selgitada. See on ainult 2 näite varal, tuleb 34 000. Kui neid näiteid veel 2 tuua, ja mõlemad olid need 2 näidet on nüüd ühes sellest spordiasutus, mis ta... Ja spordikeskus, Pärnu spordikeskus. Aga Pärnus on muid asutusi ka, võib-olla teised töötavad kõik nagu viisakalt, aga kui on veel mõni selline... Spordikeskusel on see probleem, et sinna sai just uus juht, kes on väga heades, ütleme üliheades suhetes Pärnu ühe Reformierakonna abilinnapeaga. Ja ilmselt see on ka põhjus, miks need olukorrad just sellised on, et sellepärast ka seda nagu tasus uurida ja seal töötajad sisuliselt peale seda, kui uus juht ametisse astus, sisuliselt avastasid, siis juht sisuliselt rikub kogu seda töökeskkonda, tõrjub inimesi ja hakkas inimesi ka suvaliselt lahti laskma. Tagajärjeks oli siis selline pöördumine Pärnu linna poole ja ka revisjoni komisjoni poole, mille käigus siis revisjoni komisjon oli sunnitud siis alustama sellist
ülesannet ja sinna me oleme nagu jõudnud. Ja kontrollülesanne on see, kus siis revisjonikomisjoni esimees täidab ära mingisuguse voodilinna suuruse mandaadi ja küsib siis linnalt mingisuguseid dokumente põhjusel, et see seadus või see asi on ilmselt seal nagu natuke vussis, et tahaks nüüd näha seda ja seda. Selle alusel saab üldse küsida dokumente ja hankeid, muidu ei anta isegi. Ma toon lihtsa näite, et linna majandusosakonna esimees isegi jätab selgitustaotlusele vastamata, mis muidu tavaline linnakodanik või inimene, isegi mitte kodanik, kes teeb selgitustaotluse. Kirjutab alla oma nime näiteks mingi mõnest teisest riigist näiteks. Siis temale ta peab vastama selgitustaotluse ja märgukirjadele vastamise seaduse alusel 15 päeva jooksul, aga kui Pärnu linna revisjonikomisjon seda teeb, revisjonikomisjoni kontrolli ülesannet sel hetkel enam ei ole, siis ta sellele lihtsalt ei vasta. Sest ta ütleb, et selle kohta ei ole kontrolli ülesannet. No aga see ei ole sama asi. Kontrolli ülesanne on dokumentide jaoks, mitte lihtsalt nagu vastuse saamiseks. No jaa, aga teinekord muustatakse karm tõsiasi ära, et revisjonikomisjoni esimees on ka volikogu liige. Aga nii see need asjad käivad, et selline ei anta põhimõtteliselt nagu ühesõnaga, et nagu selline vastutöötamine linnavalitsuse poolt revisjonikomisjonile on peaaegu igapäevane asi. See on igapäevane asi ja siin on selline huvitav näide, kus vähemalt eelisena saab võtta seda, et kui ikkagi teeb linnavalitsuse erakorralise istungi ja päevakorrapunktis on ainult revisjonikomisjoni esimehe isik ja tema esitatud mingisugune dokument ja kogu päevakord selleks on ka ammendub. Siis väga viisakalt otsivad sulle kõike pabereid, mida sa küsid, aga tegelikult see nii ei ole. Pigem on see erakorraline koosolek selleks, et tuleb teha otsus, et tagasi lükata midagi. Ja siis tagasi lükata, mis asi? See antud juhul lükati tagasi eelnõu või vähemalt püütakse tagasi lükkata seda eelnõu tulekut. Ühesõnaga revisjonikomisjoni esimees siis teeb eelnõu. Just, mida ta teinud on, ütleme aruanne sisuliselt on see. Aga mingil põhjusel takistatakse, et see välja tuleks ja ei tohi isegi volikogu saada. Aga kuidas see nüüd nagu selle KOKS-i või nende seaduste järgi käib, et kõik asjad on ikkagi, mis volikogus toimuvad seaduse alusel. See on ei saa, et mulle tuleb mingi mõte pähe, ma hakkan nüüd siin balletti näiteks tantsima. See on ideaalis nii. Reaalne elu on see, et KOKS-i järgi peavad ka kõik protokollid olema avalikud, aga ei ole. Kui sa sellele viitad, siis öeldakse, et paraku seal on sekretär ütles seal paar nime välja ja isiku nimi on järsku kellegi eraisikuline andme ja see annab võimaluse kõik ära salastada või näiteks iga raamatu kaane peal on autori nimi. Kui see oleks delikaatsed isikuandmed, siis tuleks kõik raamatud müügid kas ära korjata või need musta lapakaga kinni katta need nimed. See on hea näide. Ta peaks teinekord kirjas vastama. Neid näiteid on raamatupoed täis. Ütleme osa võib-olla on surnud inimesed, aga näiteks mõned on veel. Kuidas sa saad üldse mingit ametiasutust kontrollida, kus inimesed nimesid välja? Aga kuidas ajalehes saab ilmuda lugu, kus on esiteks kirjutab Kaja Kallasest keegi, Kaja Kallase nimi on seal pealkirjas, siis ta tuleb, eks ole, liidis, selles esimeses õiguse käib veel mitu korda loost läbi ja kõige hullem selle autori nimi ka veel all. Kuidas sellised asjad läbi lähevad? Kuidas see nüüd siis selle sama seaduse järgi, millega siis eelnõud siin tagasi lükatakse, kuidas kõik ajalehed ei ole kinni pandud veel? Jah, see on veel üks ja kontrolli ülesande puhul leitakse ka see, et näiteks kas või, et sa oled kontrolli ülesande uurinud mingit linnavalitsuse ametnikku, kellel ei pruugi see meeldida, et sa teda uurid. Loogiline, et ei meeldi. Ja, aga siis ta esitab selle kohta kaebuse, et mind uuritakse. Ja siin on ikkagi mingid rikkumised toime pandud sellepärast, et on ikkagi tuvastatud mingisugused numbrid. Ja tagajärjeks on see, et siis sellele tuginedes saab linnavalitsus võtta vastu otsus, et revisjonikomisjoni otsus ei tohi tulla volikogu saali, et teised saaksid seda kuulata. Pea lõhkeb selle jutu peale praegu. Ma natuke mõtlema. Ühesõnaga revisjonikomisjon teeb oma tööd, tuvastab mingisuguse numbri, ütleb, et nii palju on läinud asi kallimaks, kui ta peaks nagu normaalselt turul olema. Ja mida teeb siis linnavalitsus? Ei lase seda nagu infot avalikuks volikogu saali. Ei lase volikogu saali. Või see, ütleme, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi peab ta tulema koos otsusega volikogu saali, aga seda ei soovita, kuna see volikogu istungid on avalikud. Ja tuginetakse siis selle uuritava asutuse juhi pöördumisele, et tema väidab, et see ei ole nii. See ei ole nii, jah.
noh, kui me läheme kinnipidamise asutusse ja küsime, et kes siin süüdi on, siis me ilmselt leiame hästi palju hulgaliselt inimesi, kui mitte kõik. Ei ole teinud. Ja noh, nii see olukord ka paraku on. See on tähele kale koomiline asi, et noh see ja kuidagi leitakse siin mingi seaduse punkt, mis seda võimaldab teha. Isegi ei leita, nüüd enam isegi ei leita. Nüüd võltsitakse isegi kuupäevasid. See on see, et sa saadad mingisuguse eelnõu ära või pöördumise seisukoha, aga nad siis muudavad seda kuupäeva, et nad on kätte saanud näiteks järgmisel või ülejärgmisel päeval ja ütlevad, et me saime nii hilja kätte, et nüüd me ei saa. Ja, et nad registreerivad selle. Tänapäeval meilid käivad küllegi kiiresti, aga no vaata, ma ei tea, siis on inimesed ülekoormatud või silmad haiged või... No nad saavad lähtuda sellest, et kui sa saadad selle päeva hommiku näiteks maili, aga tema registreerib see järgmisel päeval. Kuna sel päeval, kui see saadeti, seda ei loeta kättesaamise päevaks. Noh, nad niimoodi tehakse. Ja siis, kui nad kätte said, nad muidu ei vaata seda, siis vaatavad, siis ütlevad, oi, eelmisel päeval pidid saada. Väga kahju. Noh, sellised näited on, kuidas siis seda tehakse. Ja samal ajal on ka see, et näiteks... Sa võiksid täitsa kirjutada käsiraamatu korrumpeerunud linnavalitsuse töötajatele, kuidas nagu blokeerida igasugune nagu selline revisjoni tegevus, et võib-olla mujal linnades on veel vaja, niimoodi, et on kui siin revisjoni komisjoni esimees on selgitanud välja mingid numbrid, mingid hanked, on halvasti läinud, mis nüüd teha? Ja sa võid detailselt, võib-olla koolitusi isegi müüa, see oleks nagu, raamat võib-olla inimesed ei oska tänapäeval lugeda, aga istuvad sul saalis, sa loed neile seal 500 € eest, see korraliku koolituse, see on väga hea nagu sellise sissetuleku. See on äriidee, et kui keegi nüüd korruptantidest meid kuulab ja on hädas erinevalt Pärnu linnavalitsusest, kes on probleemid lahendanud, et siis te saate Siimo käest küsida, kuidas see käib. Perfektselt. Eks see ongi see küsimus, et sa kuidagi midagi pead ju tegema ja mingid pöördumisi esitama. Seal näidetest võib-olla veel on üks selline hea näide, kus sa esitad dokumendi ja siis sul 2 tundi hiljem saadetakse kiri, mis selle dokumendi saatmist nagu, ütleb, et see dokument ei ole päris põhjendatud. Ja hiljem öeldakse, et seda dokumenti ei saa vastu võtta, sellepärast, et ma ei arvestanud dokumendi saatmisel ühte teist pöördumist. Mis sest, et sa olid selle saanud mitu tundi hiljem kätte. Ehk siis kuupäev on sama. Ajamasinat tuleks vaja. Et siis saaks linnavalitsusega asju, kui oleks ajamasin, et siis sa lähed sinna. Sa lähed ajas edasi, saad selle kätte, lähed tagasi, saad ja alenäljaks on veel see, et kui siin selgitustaatlusele esitad nagu lihtsaid küsimusi, et miks tagasi lükatakse, siis küsite, et milleks ja kas ja selliste küsimus. Ja siis vastatakse, et teie järeldus on ennatlik, kuigi miks ja kas ja kui palju on nagu küsimused. Aga need ei ole järeldused, aga ilmselt see on hea linnasekretär ja volikogu esimees siin suursilt, et tervitame seda. Me peame tegema ühe tunneli, kogu linna kodanikelt raha, ostma eesti keele seletama sõnaraamatu ühe täiskomplekti 6 köidet või palju teed on, paras. See on kõik nagu kirjas, mis sõnad tähendavad. Et see tuleks linnavalitsusele anda, et nad oskaks nagu lugeda meili ja nendest aru saada. Ja et lihtne asi, et küsimärk on ikkagi see kõver, mitte sirge. Küsimärk on kõver ja miks, kas ja kui palju on ikkagi küsimused, mitte järeldused. Et selles mõttes... Meil on tõsised probleemid, ütleme, funktsionaalse kirjaoskusega praegu. Vaata seal, ma arvan, et nad ikkagi võib-olla natuke ikkagi oskavad, aga nad lihtsalt ei taha sellele vastata, siis leiavad selliseid vastuseid. See näitab ikkagi seda, et inimesed on seal väga suures plindris, et kui sa pead niimoodi vassima, et sul ei ole ühtegi seadust, isegi formaalselt või kuidagi mingit seaduse tõlgendust, mis ei pruugi olla õige, aga mina tõlgendan seadust nii, isegi seda ei ole, mitte midagi. See on viimane tänane... See on müstika juba, see on üle igasuguse mõistuse. Arvamuse põhine. Et inimesed valimised on tulemas, et need inimesed, kes ei saa aru üldse, eesti keelt ei mõista, ütleme 4. klassi tasemel, midagi tuleks teha. Vaadata, et kas nüüd anda hääl või mitte anda. Mõelda selle üle sügavalt järgi. See on halb nõuandja. Aga
mina ikkagi eelistaksin kirjaoskajat kuskil seal kontoris. No ja vaata, see ongi see, et muidu ju ei oleks kui probleem, aga kui otseselt see mõjutab inimeste toimetulekut, et kui me räägime, no kas või sellest lasteaia toiduhankest, et see justkui on, oli alguses kvaliteet halb, nüüd natuke on nagu paremaks läinud, aga ikkagi fakt on see, et eelmine toitlustaja oli oluliselt kvaliteetsem, uus toitlustaja, kes põhimõtteliselt ikkagi järeldusi teeb või väga aeglaselt ja selle hind on sisuliselt kolmandiku ulatuses kallim, kui ta oli varem. Aga hanke eesmärk oli saada odavamat toitu. Hanke eesmärk oli ja avalikult öeldi välja, et tuleb odavam ja tuleb kvaliteetsem ka veel. Ma teen nüüd teemalise nagu põike viimasesse haridus- ja kultuurikomisjoni istungisse, kus siis oligi see punkt, kus arutati ühte eelnõud, mille mõte oli anda linnavalitsusele nagu ülesanne teha see toiduasi korda. Ja siis oli seal see aselinnapea, kes meil on, eks ole. Just. Ja siis palju oli juttu selle, et toit on halb, täielik jama kogu aeg ja nii palju probleeme räägib siis linnapea ase, mis ta seal on. Nii palju on tööd ikka sellega ja kõik ja aga kogu aeg läheb paremaks. Teisid reformierakondlased ka seal, et oi, et algus muidugi olid väiksed probleemid, kogu aeg läheb paremaks. Nii hea on juba, nüüd on ikka nii hea, et ta enam parem nagu ei olegi. Nüüd palju oli see nagu maitse küsimusi, kuidas toit välja, siis ma üritasin selgust saada, et räägime siis asjast, mis ei ole nagu maitse küsimus, et räägime rahanumbritest. Et ei saanud vastust. Ja seal isegi komisjoni esimees naeris selle peale ütles, et meil käis ju see raha see linnapea kupp sama teemal rääkimas, jah. Et ega tema ütles ka, et ega enne ei saagi teada, kui see asi on käima pandud. Ma ütlesin, kas tõesti käib siis katse eksituse meetodid linn teeb hanke. Enne ei oska raha abilinnapea ega hariduslinnapea mitte midagi nagu arvata. Ei teeme ära, eks siis paistab. Nüüd on juba tehtud, kuidas siis paistab. Ei praegu ikka veel ei paista. See ajas seal osa volinike täiesti närvid, mis moodi see on. Te tulete meie ette siia, volikogu liikmed, numbreid ka ei tea. Millest me üldse rääkida saame? See kõlab nagu nii, et sa saad alles siis teada, kui palju sul palk on, kui see raha on otsa saanud. Tule tööle tööta, küll sa näed, mis see palk on. Võib-olla, kes meid kuulavad, siis vähemalt selline info, miks see toitlusushange, muide ta on 2 korda kallim, kui on koolides. Ehk siis lasteaedade ühe lapse toitlustamine on täpselt 2 korda, üle 2 korra kallim, kui on see koolides. Me seda natuke... Selle sama küsimust sai küsitud ja siis aselinnapea vastas, et lasteaia saetakse 3 korda päevas, aga koolides ei tea, palju seal nagu antakse. Ma ei tea... Koolides on hommikusöök ja on ka osadel on võimalik ka pikapäevarühm, nagu selles 2 korda, aga koolis on laps hoopis teises vanuses. Ta on seal kasvueas, ehk siis samamoodi kui lasteaed, ta sööb rohkem, ütleme, et kui me räägime 3, 4 ja 5 aastasest või me räägime seal, ütleme, 14 kuni 16 või isegi 19 aastasest, kes on siis gümnaasiumiealine või kutsekoolis, siis kogused on natuke teised. Ma arvan, et see on oluliselt teised. Oluliselt teine, et me ei saa võrrelda selles mõttes ja hommikupudru on ka koolides, nii et koolides on tegelikult 3-käiguline. Kui me toome põhikooli näiteks, on hommikupudru, siis on see põhitoit, siis on pikapäevarühm ja pikapäevarühm tuleb veel lisaks tasuda siis. See küll läheb küll lisatasuda. Aga see komisjon meid nagu palju targemaks ei teinud. Aga mis on kogu selle sisu on see... Kummaline on see, et kui hanke eesmärk on teha odavam hange, siis linnavalitsus nagu ongi sellise, et teeme selle hanke ära, eks me siis näeme, kas ta odavam on. See kõlab nagu see, et maksude tõstmine jätab rohkem raha kätte. Esiteks see kõla kuidagi professionaalselt, ega ei kõla ka nagu niimoodi, et linnavalitsus ikkagi nagu proovib oma maksuraha nagu mõistlikult kasutada. Et see näeb nagu loto moodi välja, et teeme mingi hanke, eks me siis näe, mis välja tuleb, on ju. Teeme ära. Kuna on sellest siin varem juttu olnud, et võib-olla kõik inimesed ei taha ja võib öelda, et linnukesed on oksal siristanud või ma nägin just sellist und, aga et hanke võitja teadis juba ette, et see hange just nii lõpeb ja talle tema võitjaks osutub. See eeldab seda, et seal kahtlus on, et ta on kokkuleppeid mitu olnud ja keegi on saanud mingisuguse summa võrra
jõukamaks või targemaks. Et siin on nagu see küsimus, vaid siin ongi see, et kirjaoskust justkui ei ole ja seda ei pea jälgima, aga see mõjutab otseselt meie laste toidu kvaliteeti ja seda, kui palju me peame iga päev maksma. See nagu minule ei mahtunud nagu pähe, ma olen ikka seda raamatupidamispoolt nagu pidanud ratsionaalseks ja nagu selliseks aritmeetikal põhinevaks teaduslikuks distsipliiniks, aga kui see on tõesti selline kulli ja kirja viskamise või ma ei oska öelda liisu tõmbamise meetodil kuidagi käib see raha asjade otsustamise, mul nagu mitte mingit usaldust ei ole selle kontori. Isegi selle raamatu pidamise vastu ei ole mul enam. Ma võin selles mõttes, et võib-olla ega Meelis Kukk ei tahagi meenutada, sellepärast tema oli hankekomisjoni juht ja kui hankekomisjoni seal tingimustes ikkagi 70% oli hind, mis tõttu ja isegi kui hind oli aluseks, mitte kvaliteet, siis ka siis võtta uus pakkuja, et odavamalt saada, läks ta ikkagi 632 000 eurot kallimaks. Aga seda numbrit meie ei saanud seal kultuurikomisjonis. Ühtegi numbrit. No ei tea. Nad peavad seda numbrit, ei taha seda ilmselt öelda. Mul on kahtlus. Igal juhul nad ei öelnud seda, see on selge. Selle peale võib mürki võtta. Aga see ongi see raha, et kui meil ei ole põhjendatud, kuhu see raha läheb, siis kahjuks meil on kuri kahtlus, et see raha läheb kellegi valimiskampaaniaks võib-olla või kuigi plakatid soditakse ära. Aga ei tohiks teha. Vaadake, need on ikkagi väga tõenäoliselt maksumaksja rahaga tehtud plakatid. Meie kõigi raha praegu raiskate vastutustundetud. Laste rahaga. Supi raha, lapsed nälgivad, et saaks plakateid panna. Tegelikult see ei ole naljakas isegi. See on kahtlus jah hea. Et selles mõttes on isegi kurb, et see on ka koht tegelikult, kus miks revisjoni komisjon peaks nagu aktiivselt tööd tegema, miks ta töötab, eks. Tööd on. Tööd on. Ja muidugi midagi näitab ka saabuvate valimiste tõttu ka siis see tõsiasi, et ega saan aru, et ka siin head juhid Reformierakonnast Isamaast on ka veidi paanikasse läinud, mis puudutab siis meie Pärnu linna haiglaga teatud juhtumisi. Mis juhtumid on siis haiglaga meil? Haiged süüa saavad? Haiged süüa saavad. Sealt küll millegipärast tahavad kõik head kirurgid ära minna. Et meil enamus või suur hulk kirurgi kohti näiteks on täitmata. Näitab, et ka hea toiduga kirurgi kinni ei hoia. On vaja midagi enamat. On vaja midagi enam. Ja nad kuhugi paraku otsivad siit-sealt. Mõni leiab ka Pärnumaalt ja ka Pärnu väiksemad. Tõesti ei ole üldse nende haiglassidega kursis, et kui palju seal neid kirurge nagu on olnud või peaks olema ja palju neid järgi on jäänud? Ma võin praegu numbrites eksida, aga peaks olema 7, aga on 4 hetkel. Siin kaks kirurgi just läksid ära. Olukord on parem kui sisekontrollis. 3 peaks olema 1 on. Ikkagi on rohkem kui 1. No jah, selles mõttes on olukord selline. Ja nüüd on see paanikat näitab just seda, et linnavalitsus, kelle halduses on ka Pärnu haigla. Pärnu haigla kuulub siis kogu selle majandusgrupi koosseisu, kus on ka Pärnu linn. Aga kui suur osa see on siis Pärnu? Haigla sisuliselt peaaegu pool. Ja see on tohutu suur. Ta on tohutu suur kompleks ja eelarve on ikka seal 100. Ma võin nüüd eksida, aga seal suurusjärk 100 miljonit on. Vaata, kui kallid on kirurgid, 100 miljonit. Töötajaid on palju, ta on Pärnu suurim tööandja. 1400, ütleme suurusjärk 1500 töötajat ikkagi. Inimesed on vajavad haiglateenusi. Aga põhiline mure on see, et aprillis 2026 saab senise juhatuse esimehe ja legendaarsete juhatuse esimehe ja ravijuhi ametiaeg läbi, aga aprillini on veidi aega. Aga linnavalitsusel on ikkagi mure, et on valimised tulemas ja võib juhtuda, et haigla nõukogu liikmete hulk muutub. Läheb käest ära. Läheb käest ära. Ja nüüd kiiresti on tehtud uus konkurss, uute haiglajuhtide konkurss ennem valimisi, selle praeguse nõukogu ajal. Ja eeldada võib, seda tehti võidavad parimad. Jõustruktuurides tehti seda sama. Tehti natuke enne valimisi, et mäepealikud ja luurepealikud jääksid ka oma jopped. Ja siis võidavad kindlasti legendaarsed, kuna tihti meil osatakse nüüd teha nii, et pakkumisse esitatakse just need tingimused, mis vastavad vaid õigele kandidaadile. No sa pead oskama pakkumist nii teha, et see, keda sa tahad võitjana näha, võidakski. Parim peab ju võitma.
kes siis veel? Järelikult võib eeldada, et jätkub samamoodi, kus juhatuse esimeheks jääb sama inimene ja ravijuhiks ka kindlasti sama inimene. No ja kirurgidel on 50-60. Täpselt. Noh, loodame, et nad siis kõik ikkagi ära ei lähe. Ärge mingi ära. Keegi võiks ikka jääda siia ka. No, inimesed kannatavad. Kole lugu, jah. Et kui see nüüd, aga kuidas on seaduse järgi, et kas neid võibki varem teha neid, mis iganes? Otseselt piirangut nagu minu teada ei ole. Mis on võimalik, hiljem on võimalik ikkagi nõukogul uuesti alustada seda, kui on mingid põhjendused. Järelikult, kui tuleb uus linnavalitsus, siis ta võib teha uue päeval uue konkursi teha, kui seda võib iga päev teha. Et selles mõttes võib-olla seltsimehed tegite tühja tööd. Noh, see on üks asi, aga noh, tihti on nii, et kui peab olema põhjendus, et kui põhjendust ei ole, aga antud juhul praegu on see põhjendus välja toodud, et ei ole põhjendatud, miks seda nii-öelda varem tehti. Ei ole põhjendust. Lihtsalt tehakse ära ilma põhjendusest. No, me saame ilmselt seda volikogu istungil teada, kui mina pean selle vastu. Aga jah, aga noh, siin on ka küsimus, et kas me nagu seda kirjaoskust osatakse või mitte ja kas see on oluline. Ta puutub ju ka sellepärast, et see kõik on, näiteks kui me räägime linna kinnisvarast, mis linnale kuuluvad, et me oleme siin varem vist maininud linna munitsipaalpindasid, mis on siis põhimõtteliselt linnale kuuluvad. Mis olid siin samas selle Viigi tänaval? Siin jah, kesklinnas väärtuslikus paigas ja üldse linnale kuuluvad ka siis korteriomandid ja kaubanduspinnad, siis need kaubanduspindasid müüakse paraku nii, et see linnavarakomisjon, kes siis istub maha. See on müstiline komisjon, istub maha, lepib kokku, et mingi korteriomand või kaubanduspind tuleb maha müüa. Pole vaja. Ja siis protokolli läheb, et neil on lisatud on eksperthinnang, on ka hindamis mingi töö. Ja hiljem tuleb välja, et nii eksperthinnang kui hindamistöö on tegelikult see komisjoni enda töö. Mõte kõiab, kui komisjonis on niivõrd pädevad inimesed, kes on kinnisvara nagu tunnevad nagu oma 5 sõrme, vaatab peale tonna 2. Siin rohkem ei saa. Aga tagajärjeks on see, et pannakse müüki näiteks 200 ruudune siis korteri omand, mis kirja pannakse lihtsalt omandina, arutatakse korteri omand, tegelikult on kaubanduspind. Ja tagajärjeks on see, et ta müüakse maha seal suurusjärk 145 000 €. Kus kohas ta linnas on siis? See on Veetänav 4. See on Torniga maja, Pärnus Torniga maja, jah, silla juures. Seal, kus on seal fotostuudio ja samal ajal täna on ta juba müügis 305 000 €. Linn paneb müüki 150-ga. 145-ga, no peaaegu 150 ja kohe on müügis 300. 305 000-ga, et noh, et keegi on... ära ei ole müüdud või? Selles mõttes, et see 305 on nüüd see, kes on edasi juba. Ta ostas linnalt odavalt ära ja noh, abiks ikka 150 000, aga noh, küsimus... Eeldus on siis, et noh, selle turuhind on nagu 2 korda kallim, kui sellega on müüki pandud, aga linn, mille pärast need eksperdid, kes tunnevad kogu vara nagu oma 5 sõrme, panid ta nii odavalt siis müüki? No, kuna eksperthinnang on ju komisjoni liikmed, aga nemad on nii ekspertid, et... Aga kes seal komisjonis on nüüd? No, Toomas Kivimägi on üks selline legendaarne liige ja juhib seda legendaarne Irina Talliste. No, need on esmajärgulised eksperdid loomulikult. See ei saa olla ühtegi etteid, et no lihtsalt natukene vussi läks jälle, et nagu poole odavamat läks käest ära. No, jah, aga päris ilma ka ei antud. Noh, see on ainult üks näide, neid näiteid on seal veel, aga noh, see on selline markaatne näide, sellepärast, et noh, otsus tehti siin kuskil linn müüs ära maikuu lõpus. Ja noh, tänaseks on siis vähem kui 6 kuud hiljem on ilmselt näha, kus linn on saanud nagu 150 000 oma kinnisvara müügi pealt kahju. Kahjuks on olukorrad sellised. Loodab, et iga päev nii palju kahju ei tehta, et no võib-olla tehakse korra nädalas või korra kuus ainult. No ma ei tea, kui palju selliseid tehinguid umbes on sul üleval? Noh, selliseid, mille puhul on kahtlus, on päris, noh, neid nii palju ei ole, sellepärast, et paljud on ikkagi linnavarakomisjon peab selliseid olulisi, ka näiteks spordiklubidele näiteks mingisuguseid pindasid andma ja nii edasi, et aga noh, eks seal leiab ka selliseid ka spordiga seoses, noh, legendaarne spordikeskus, kellest siin just oli juttu, on näiteks nagu see klassikalise näite, kuidas oma tuttavale siis teha selline hea
kinnisvara nagu pakkumine, kus sa nii-öelda pakkumise sisse lisad täpselt need tingimused, nagu ta kvalifikatsioonis olema peavad. Näiteks siin on kuulus Pärnu rannastaadionil on üks selline tore osaühing Feld peab sellist spordimassaaži, teeb seal ja seda rendib talle linn läbi spordikeskuse. Ja huvitav, see on otseselt ka linnavalitsusega seotud, seda seal juhib üks selline perekond, kelle tuntud, ütleme, küll isikus, kelle töötab, on Kardo Kõresaar, aga tema õde on otseselt linnavalitsuse töötaja, kes siis töötab selle legendaarse ja kuulsa abilinna või Riina Talliste alluvuses. Ja tagajärjeks on see, et see pakkumine täpselt selline, et ainult parim võidab. Ja linnavarakomisjoni protokollides, mis õnneks nüüd on avalikud, saame me seda siis lugeda, et nüüd ikkagi parim võitis. Aga kuidas mis tingimused seal siis kirjas olid, et kas need kõlasid ebamõistlikult või? Ma võin seal tuua näiteid, et see on siuke võib-olla hea näide, kuidas ma just enam seda vaatasin. Ütleme, et kui mina oleksin linnavalitsuses ja tahaksin endale mingit asja sättida, siis ma teen sellise hanke. Tankija peaks olema kirjanik, 2-kordne maailmameister ja töötama Toompea-lossis. Külmkapi peab olema näiteks kullast valges kulgu. Ja kahjuks ainult ühel. Täpsustame Simpsoni seaga vallase asi aknalaual. See oli selline markantne. Kõik sobib. Aga ma toon lihtsalt näite, et seal on võimalik panna pakkumisse või nõuetesse sellised tingimused. Näiteks, et pakud spordimassaaži teenust vähemalt 5 päeva nädalas. Et teenuse hulka peab kuuluma sportlaste toitumisala nõustamine, sest kõik massaarid ei pruugi olla toitumisalase nõustamisega, neil ei ole vastavajalik tabereid. Kas nad lihtsalt üldse on alati seoses? Võib-olla ta võib siduda, aga see näitab seda, et sul on mingisugune... See näitab, et linnavalitsus hoolitseb nii väga, et saaks ikka lisaks massaarile ka veel toidunõustamist. Võtta lasteaedadele ei leitud seda toidunõustajatega hanke tegijatele, aga sportlastele peab olema. On õpitud kogemusest. On õpitud. Rendid peab olema võimeline pakkuma personaaltreeningud, omades vähemalt siis personaaltreeneri kutset tase 4. Ja et rendikul peab olema vähemalt 2-aastane kogemus spordimassaaži valdkonnas ettevõtjana. Seal on päris mitu asja kokku. Te on hästi palju, et sa paned neid tingimusi nii palju, et sellele kvalifitseerub vaid kõige parem. Tavaliselt see sama, kes seal juba praegu võib olla. Või see, keda soovib siis... Kes on kuskil silmapiirile tekkinud just parim enne jõudnud. Kes küll võib-olla kohe ei ole Reformierakonna liige, aga hiljem võib saada. Kindlasti saada. Loodame, et ikka saab. Praegu on Reformierakonnal väga raske uusi liikmeid on vaja. Jah, see vähemalt motivatsioonipakett ikkagi natuke töötab. Ikka üks vali on ka piks. Ja sa pead ju midagi seal tegema, eks. Et sellised näited on, kuidas on võimalik siis... Veidi lahkane see tundub, ütleme nüüd nii. Jah, aga selliste asjadega revisjonikomisjon peab tegelema, et kuigi me oleme siin puutunud ka kokku selliste suuremate teemadega, mis ka riigimeedias on silma paistnud ja on saanud ka sellist, mille tõttu ka siin kuulsat kirjanikku on volikogu saalis püütud meedia kaudu kätte saada. See Delfi kättemaks. Delfi kättemaks, jah. Et ilmselt see on seotud vast mõne kuulsa pommitehasega. Mina arvan, et see on ikkagi seotud. Ja pommitehase meil arutasime. Tähendab, ega pommitehas ei olnud ju meie arutada ega otsustada. Lihtsalt küsiti, mis te arvate, et me niikuinii teeme see tehase ära, aga volikogu võiks ka ikka takka kiita. Et niikuinii teeme, et miks te siis takka ei võiks ju kiita. Aga ma mäletan, et ma pidasin siis kõne volikogus meile, see teema oli selles, et kuna Kaitseministeeriumist oli just Riigikontroll oli leidnud, et sealt on 700 miljonit kuskile haitunud, pabereid ei ole, mingid asju ei ole. Raha kulund, aga ei ole näha. Ei ole näha kogu, ei ole enam raha. Et siukene olukord, et kuna see ministeerium siis oma varaga niimoodi, ütleme, halva peremehelikult käitub, võib-olla isegi varastab, me ei tea ju lihtsalt seal ei ole selgust, et ei saa usaldada, miks me peaksime andma linna, mõisa
seltskonnale, kes mis laseb sadu miljoneid lihtsalt nagu vasakule ja paremale ja mitte mingit paberitega jälge sellest ei jää. Nad on usaldusväärsed ja ootame nüüd sellega, et ei ole nii kiire. Just. No seal oli ka veel see asi, et muidugi et allkiri tuli anda tühjale lehele, sest me tegelikult ei tea, mis sinna tuleb. Ja ei ole üldse kas tuleb. Seal on kaks võimalust, et üks asi, et tuleb NATO Baltikumi mingi staap, aga see võib tulla Eestisse, Lätisse või Leedusse. See ei ole otsustatud veel üldse. Ei otsustatud vist nii pea, võib-olla seal uuel aastal. Ja et kui ei tule seda NATO asja, et siis meie kaitsevägi teeb ise seal midagi. Aga mida? No praegu on ikkagi seotud, ta peab olema siis ikkagi kollektiivkaitsega seotud. See tähendab seda, et päris ise ta seal vist midagi tegema ei hakka, et lihtsalt mingisugune teine otstarve. Aga et kui küsimus on see, et nagu me siin tõime välja, et kui kõrval on elamurajoonid, kus sisuliselt elanikkonna kaitsega ei ole üldse seni tegeletud. Ja oleks ka muid krunte seal lähedal leida, mis oleks lennujaamale, kui see lennujaama lähedus on oluline, oleks ju teisi kohti ka. Et keegi ütle, ärge üldse tehke, vaid tehke nüüd natuke võistlikumasse kohta. Just. Ja ma muidugi kahtlustan, et üks põhjus võib olla ikkagi isegi mitte see, vaid pommitehas. Et see pommitehase teema on seotud väga suurte rahadega. Ja need summad on kuuekohalised selles mõttes, et seal eurotoetused on suurusjärk umbes 200 000, pluss siis veel ka riigieelarvelised toetused ja seal on väga tuntud ka Eestis varem ka poliitikas olnud inimesed. No näiteks, et Hexest OÜ. Kes teeb seda mürgist lõhkainet. Kes teeb seda mürgist lõhkainet, mis sisuliselt küll väidetavalt ei pidavat territooriumilt välja lenduma. See siis on nagu selline eeldus, et seal territooriumi tuul ei puhu. Tuul ei puhu, jah. See on selline tuulevaikne koht, kus kõik, mis seal põlema pannakse, see nagu tõuseb. Ei tõusegi, lihtsalt on seal. Ta on kuigi ta on 2,5 korda võimsam plahvatus, kui on TNT-l, aga ta plahvatab, kuidas öelda siis selle eksperthinnangu järgi, niimoodi eksperthinnangu järgi siis 24 tunni jooksul. Hästi aeglaselt. Aeglaselt plahvatab, siis ei ole pauku. Mis on plahvatus? Plahvatus on hästi kiire põlemine. Et see on nüüd plahvatus, mis siis põhimõtteliselt põleb aeglaselt kui lõkke. Just. Sest lõkke põleb ära mõne tunniga, aga ta lõhkaine, mis peaks käima mingisugune sekundi murdosaga, põleb 24 tundi. See teadus, usaldage seda teadus. See on sõjateadus. Ja seal on legendaarsed reformierakondlased, seal hulgas Jürgen Ligi on tegelik kasusaaja, nii et... Inimene saab lõpuks midagi peale konservida endale lubada kohe kivilambes südamelt, et loodame, et see ikka kuidagi käima läheb seal see pommivärk. Nende konservidega vist on nüüd, sellest on ju mitu aastat juba räägitud, et näiteks ühel hetkel hakkavad otsa ka saama. Tervise peale ka ikka on kogu aeg konserv, maitsev küll ja ilus pilt on purgi peal, aga kuidas ta seal sisikorral ikka mõjub, et ei peeta kõige tervislikumaks lahenduseks siia maja. Jah, aga näete, et küll meediast me saame lugeda, küll on, et mis ta oli siin Pärnumaa Silicon Valley, kaitsetööstuse Silicon Valley ja siis lõpuks ometi on meil oma tööstus, kaitsetööstus ja nii edasi. Aga et tegelikkus võib olla ta nagu trööstitum, et praegu on... No tegelikkus, ma vaidlen vastu, tegelikkus on praegu lilleline, kui ma öelda militaarset nagu tegelikkust. Mina lugesin just lehest lugu, et venelastel on sõdurid otsas. Kõik on maha tapetud. Täitsa tõsine analüütik, ekspert, spetsialist, kirjast nime ei mäletaks ta mõni saksa tüüpi selline, alati kirjutab ja alati on õigus, selline väga oluline sõjaekspert kirjutas. No ammu juba teavad, raketid on otsas. Tankid on otsas mitu aastat. See raketid said otsa juba 2 kuud peale sõja algust. Kohe olid otsas sisuliselt. Ma mäletan Igor Taro meie üks sellised tuntumaid eksperte. Vaieldamatu suke kaamera käpp. Ta nagu ei tassi teha. Nüüd on ta saanud tänu sellele veel tähtsama positsioonile siseministriks. Et jah, need lood ikkagi, kuidas see Venemaa omadega täiesti käpuli, majandus on läbi, sõdureid ei ole, ohvitser ei ole, kindraleid ei ole, kutsealuseid ei ole, jalarätte ei ole, alukaid ei ole, süüa ei ole, paar tüüpi on ja need on purjus. Ainuke asi on, mis on viin. Viin on, sest nad on purjus. Ma olen ise kõike lehest lugenud. Kõik on sama nii nagu nõukogude ajal. Ma mäletan, et kui nad olid, tolle ju öeldi seda, et kui Venemaa läheb Saharasse, siis 2 aasta pärast on liiv otsas. Tundub küll. Õnneks praegu liiva veel on.
kuigi kui sa vaatad neid sõjakaarte, need asjad on seal tunduvad nagu, et mitte ukrainlane ei liigu edasi, vaid üks teine. Et seal, aga kui nad vägesid... Ma arvan, et seal on pealetung miinusmärgiga lihtsalt. Nagu meie majanduskasv, negatiivne majanduskasv. Ja see on kestlik kahanemine. See võib küll nii öelda. See on kestlik taganemine. Mis asi see siis käib? Aga jah, pommitehasega seoses siis lihtsalt tuleb mainida, et kellele me neid pomme teeme, kui tibladel sõdureid ei ole ja tanke ega midagi ei ole. Mis me saab kraavigi sinna Võrumale ka. See on üks asi, ja kui toodang läheb Eestist välja, et tooraine tuleb sisse ja toodang läheb välja. No mõtle, kui satub vastutustundetutesse kätesse. Mina mäletan ühte juhtumit, kus Tallinna linnavalitsusega seotud tüübid laevadega vedasid lõhkainet Gaddafile. Alguses tundus Gaddafi nagu normaalne tüüp ja siis tundus, et tuleb ära tappa, et see oli milline luurjus. Et näed, teid lõhkainet, ma satub jälle mingi Gaddafi kätte, nagu see pärast silmad häbi täis, eks ole, jälle mingi rahvavaenlasele tõredi lõhkainet. Tuli mingi uus tellimus ilmselt või... Sellist asjadel ei ole naljad, need lähevad nagu väga sageli väga halvasti. Jah, pommitehasega lihtsalt see tõsiasi, et täna on kohalikud elanikud ikkagi äärmiselt mures ja nad on pöördunud kohtusse ja isegi siis, kui kohtus on asi, käib töö juba edasi ja käib raadamine. Raadamine on siis see, kus mets võetakse järjest maha. Kusjuures seal on 3 kaitsealust liiki, ei loe. Masin on sees ja käib kiirelt see asi. Ja kusjuures inimeste... Aga kohtu asi käib, siis mina saan niimoodi aru, et ettevõtja teeb seda seal oma riskiga. Ja kui ta nüüd oma riskiga võtab põõra metsa maha, kas ta paneb selle nüüd tagasi sinna või maksab selle kinni või kuidas see asi laheneb? See mets küll on otseselt selle koha peal riigi oma. Aga ütleme, et seal on inimesed koha peal ja otseselt on kaitsealused liigid seal, kes seal ka kannatavad. Mets põhimõtteliselt kasvab uuesti, aga kui nad hakkavad seal seda mürki põletama 50 tonni aastas nagu plaan on, millest 5 tonni siis läheb õhku ja nende rehkenduse järgi jääbki sinna õhku. Aga tuul, üldiselt ikkagi tuul viib selle asja sealt 30–100 kilomeetri kaugusele ja see on ju Pärnu on selles lähedal. See on nagu plahvatus ilma pauguta umbes. Jubedad, ma ei tea, mis arseenid ja mis seal kõik olid, mida seal kõik on väga maitsega. Jah, aga seal on muidugi see tõsiasi, et kui nad nüüd, mis võib nii-öelda siis selle nii-öelda sõjatehase teemaga juhtuda, kui nad nüüd teevad selle ennem valmis ja Eestis on pretsedent tavaliselt, et kui on ära tehtud, et millest me siin räägime, siis tavaliselt on nii, et õiguslikult, et kes seda lammutama ikkagi hakkab. Näete, et mis me siis teeme, aed on ees, näete, auto sõitis sisse, läheb välja, Siin ei aita muu, kui tuleb lihtsalt Riigikogu valimistel valida midagi muud. Midagi muud, jah. Võib-olla valimistest võiks ka natuke paar sõna. Jah, juba siin valimiste ajal ja nagu nii kahtlustatakse, et me see valimispropagandat teeme ja... Asi on tõsiseks läinud. Tallinnas vist läksid juba rusikad käiku. Ma ei pealkirja, kui ma vist isegi... Mis oli täitsa võiks? Seal oli üks EKRE liige, kes siis on ka, võiks öelda, et meie erakonnast ja üks Reformierakonna liige. Ja hakkasid poksima. Jäid nii tõsiselt eri arvamusele, et läks kähkuseks. Ja väidetavalt siis EKRE liige lõi seda Reformierakonna liiget rusikad. Võitis. Seal vist oli nii, et ta tuli provotseerima ja seal olid lapsed ja selline, eks ta selline inetu lugu oli, aga ma saan rääkida seda... See on Euroopa poliitiline traditsioon ja kogu aeg näeme, kuidas Briti parlamendis käib mingisugune laamendamine, et ega see ei ole, see on... ebameeldiv, aga Euroopas need asjad nii käivad, Eestis ka, kui me läheme ajas tagasi, ma ikka ei saa jätta mainimata ajalugu muutuste aeg 1917, ega Jaan Tõnissonil löödi korduvalt, kuulsal Koodi Jaanil löödi nina veriseks. See oli nii 1914. Ta oli tema kohta öeldi, et oli sütitav kõnemees. Ja see ajas punastel harja punaseks. Punased ei olnud eriti head kõnemeed. Neil ei tulnud see pare nii hästi välja. Aga rusikas oli neil korralik ja sellest siis seal isegi Toompea või meie Riigikogu saali ees või Riigikogu maja ees seal sai vist korralikult. Kui nad sealt välja tulid. See oli aastal 1917. Et muutuste aeg, see näitab ka võib-olla, et praegu on selline väike. Aga eks EKRE on Pärnus minemas valimistele ja eks on inimeste otsustada nüüd, kas see senine olukord siis
jätkub, sellepärast, et nagu siin keegi ka ütles, et paljudes juhtudel on olukord selline, et tahakski äsada. Aga ei tohi. Seadus ei luba ja sellele järgneb... juhtub see vist Tarandi juhtumiga, et paned jalaga ära, kõik on tundub nagu hea mõte, aga pärast need on politsei turjal ja anna aru, eks ole, siis ei ole enam tore. Või ka revisjoni näitel, kus näiteks minu isikus, et oled esitad teravaid küsimusi, uurid linna allasutuse tegevust ja siis sa saad nii-öelda kohtuhagi ja kuna asutuse juht on tundnud ennast solvatuna. Et kuna oled esitanud küsimusi ja need asjad ei ole kõlanud tema jaoks meeldivalt. Revisjon ongi selline asi, et kui sinuga tegeletakse või sinu firmaga või sinu lepingutega, see ei ole kunagi meeldiv. Aga üldiselt inimesed siiski peavad selle valu vastu, kannatavad ära ja ei lähe kohtusse. Aga mõni nutab ja läheb kohtusse. Eks ma näe, mis sellest saab. See tundub küll selline veidi nutunaiselik, aga... aga kohus on ettearvamatu. Kohus on ettearvamatu ja eks see praeguse ajastut ka näitab, et kui me siin näeme juba kõik need kuulsad meie, kes need tõsielusarjade juhid ja staarid on, kes siin kohtusse lähevad küll ühe teise küsimusega, kes talle mida ütles. YouTuberid ja sisuloojad ja kõik käivad kohut ja see Andres ja Pearu asi ikkagi käib ja et see lehm mitte minu maa peal mitu päeva ja vaatas mind sellise näoga. See koel tõmbas endale selle kausi kaela ja mida tähendab PHV näiteks, see oli ka päris hea näide Eesti kohtupraktikast, kus siis Eesti mingisugune sisulooja, kes pidavat päris tuntud olema, kasutas lühendit ühe meie seltskonna staari suhtest, ei ütelnud mitte BSH, vaid ütles PHV. Aga mis neil vahet? PHV väidetavalt peaks tähendama midagi, mis on inimese istmiku vahel tõlkes vist mõned peavad teda higiks, mis jäävad kahe kannika vahele või istmiku või vahele. Saab targemaks, näed, see väga saab. Aga samas, kas saab alati tõlgendada nii, et kui üks tõlgendab nii, teine tõlgendab naa, et näiteks, et ta võib olla ka selline väike haiges. Jah, võib olla. Ja ütled ja näed, saab hagi, eks. Et tahad head, aga... Ega YouTuberi elu ei ole üldse kerge. Ei ole. Väga palju tuleb rasket tööd teha ja kõige ikka oled tundmatu, keegi ei tea, kes sa oled ja mida sa teed. Aga mis me kokku... Ütleme, et tuleb ikkagi valida EKRE. Muidugi EKRE, sellepärast, et kes siis veel teeb revisjonis sellist tööd, kes siis veel on tuuleveskite vastu, kes veel võitleb nagu lõvi selle solgi vastu, mis siis lastele lasteaias antakse. Et hästi lihtsalt öelda, et kes valib ikkagi inimesed ja enda inimeste huvid, mitte niivõrd nii-öelda võõrad huvid. Ei tea, kelle huvides, et siin nii lihtne see vahe vist ka on. Seal valimistel on praegu nagu see, et ikkagi väga suur osa valijaid valib maailmavaadet, mitte ei vali nägusid. Sest näoga on üldiselt see, et ta võib olla väga toreda näoga inimene, aga võtta liberaalide parteis või sotside parteis või kuskil lilla-roosas nimekirjas ja hakkab tegema selliseid tegusid, et karju appi. Täna arvab ühtemoodi, aga homme on ta teistmoodi. Aga näiteks EKRE-ga on kindel, meil on parteidistsipliin, meil on öeldud, kui sa mingisugust tuulikut toetad, siis sa ka parteist lendad. Ja asjad on paigas, asjad on kindlad, nii nagu lubatakse, nii on. Väärtused on paigas, arusaamist on selged, keegi ei räägi 20 soost ega mingisugustest hulludest asjad, sellest, et peaks Venemaad põlvili suruma. Mina ei ole kuulnud, et meil sellist... ma võin lohutada, et vähemalt viimased uudised ikkagi näitavad, et ka meie esimesel isikul, ehk siis Eesti presidendil on muutused toimunud, et varem ta enam ei suru enam Venemaad, ei soovi põlvili suruda, vaid nüüd on, et ta vist ütles, et pea peaks olema külm ja kaine ja et peab olema kommunikatsioonis ettevaatlikum. Et see näitab... Aga see oli nüüd pärast neid, kui lennukid olid siis? See oli peale seda, jah. Lennukid on siin käinud ju 40 korda aasta jooksul umbes. Et selles mõttes on... Sinnamaani enne nagu läinud sassi, aga nüüd läks natuke sassi ära. Aga et midagi on ka positiivselt, et selles mõttes, et... No kuule, kui Rutte ütleb meie Grantsile, et kuule pea nüüd hooga oma 4. mingi artikliga, et
ole normaalne põhimõtteliselt, aga nii viisakalt ei öelda. Vaatajatele Mark Rutte siis NATO peasekretäri juht, kes siis ütles meie palju kiidetud Kristjanile, Michalile, et see Vene lennukite provokatsioon ja selle kasutamine provokatsioonina, et see ei ole kõige hea toon sellest tulenevalt, et seda kasutati nagu siis partei poliitilise populaarsust valimist kampaaniaks, et näed, meie teeme ja nii edasi, aga tagajärjeks oleks võinud olla hoopis halvem. Näiteks, jah. Mulle meeldis see, kuidas seda keegi leedukas endile NATO kõrge ametnik kommenteeris, et ei maksa nagu neid artikleid nagu käima tõmmata, et ega NATO niikuinii suuda vastata sisuliselt neile provokatsioonidele, et pole mõtet hakata nagu isegi jõurama, niikuinii midagi ei tule. See ütles päris masendava mulje muidugi. Mis on suures konfliktis ikka meie selle NATO usuga. Kurb on jah, et selles... Kui kõrge NATO ametnik ise ütleb, et ärge tehke üldse nalja, midagi ei juhtu. Meie riigi televisioonis arutatakse meie välisminister ja saatejuht, et ikka oleks pidanud, et sealt alla laskma, aga samal kui meil ei ole millega lasta ja meil ei ole võimekustki, aga samas selline... See tähendab, et tulge laske nad alla. Aga keegi ei tule ja keegi ei lase. Et see tõesti ei jäta sükust head muljet, et kui te tahate ikkagi sellist kaks jalga maa peal ja pea külm, siis ilmselt tuleb... Meil tõesti on väga palju nagu selliseid haigeid fantaasiaid, millega üritatakse riiki juhtida. Meil on siin 20 sugu, on hariduspoliitika, meil on mingisugune raudtee, mis kuskile sinna äädemeeste lähedal... Urajõele. Viimane peatus on Urajõe. Urajõe, ei ole ka Aruküla. Vähemalt mingi graafiku järgi on Urajõe sealt Läti poolt, sealt peaks edasi tulema see Läti poole, aga lätlased ei ole praegu... Keegi ei ole ju Urajõele ka Arukülas käinud. Ma arvan, et nii üks kui teine variant on nagu ikkagi nagu väga õpetlik, et paneme miljardid maha ja vaatame, mis see uravärk siis on, mis seal maksab investeerida. See on naeruväärne. Täiesti naeruväärne. Kui see ainuüksi ülalpidamine maksab 50 miljonit. Ja need debiilsed tuulikud, millel ei ole mitte mingisugust, on majanduslik efekt, see on negatiivne, on efekt loodusele, see on negatiivne. No ja inimese tervisele. No selle kohta nad tegid ju nüüd Eestis isegi mingid uuringud, et ei ole midagi, infra ei üldse mitte muufigi, meil on siin teadlased. Ja see oli vist ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlane ütles ju, või tema jõudis ju järeldusele, et see, mida kõrv ei kuule, see on kõik, et seda pole olemas. Selles mõttes, et kui sa midagi ei kuule... Kõrv päikest ka ei kuule. See on see, et vanasti öeldi, et kui sa ei mäleta, siis ei ole olemas. Et see kõlas nagu samamoodi. Et see on see, et kui sa ei kuule näiteks, et keegi käis kuskile... Ma saan aru, et valitsus saab debiilsete argumentidega surus läbi Tallinna Tehnikaülikool. Ja teadus tuleb siis appi samasuguse nagu tõesti lapse jutuga. Ääretult pinlik. Usalda teadust. Jah. Ma ei usalda. Pärast seda ma ei usalda mingit teadust. Aga ma soovitan usaldada Eesti konservatiivset rahvaerekonda ja vähemalt kandidaati Pärnu linnavolikogu valimistel number 318. Mina olen 318 nagu Munamägi, jätke väärde Munamägi, ärge valige prügimäge ega mudaauku Munamägi. Ja siis sinu number? Minu number on 320. Ilus number. Ja meie esinumber on... Kas BMW-l on ka 320? See oli vist jah, kunagi oli 2 liitrine siis mõnes. 1,8 liitrine sinna. Ma ei tahtnud seda seost, et Mardi number on 314, aga see on... Et meie esinumber siis... Marti juhtis meil seda kandidaatide populaarsuse tabelit, mis mingi küsitluse järgi meil kuskil üles pandi. No näed, 10% vist oli jah. Seal oli ka üks teine tuntud pärnakas keegi Kivisilk. Aga see on 3%, mina võtan 4. Või määrad, et 3%-ga oli seal pool tosinat, umbes ma olin kõige esimene, ma arvan, see on peaaegu 4. Aga sellise positiivse tooniga... Vast võib täna ka... Meie oleme võitjad, hoidke meie poole. Muidugi EKRE. Muidugi EKRE.